Nii, tervitus. Ma loodan, et on kuulda ilusti kenasti samal ajal, kui siis Sirjet ette valmistatakse siia lavale tulekuks. Võin mina juba vaikselt alustada, et aega kokku hoida ja lühidalt siis öelda, et kes mina olen. Sirje tuleb siis pidulikult ja ütleb, et kes tema on. Mina olen siis Margit Timakov erialalt ja ametilt ja tööpostilt täiesti õpetaja igapäevaselt. Ja ühtlasi ka Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees ja ühtlasi täna siin siis ka kui kui Eesti õpetajate kutseandja Eesti Õpetajate Liidu kutsekomisjoni esimees ka. Ja me natukene kohe saame teada, et mis asi see siis on ju, ja Sirje tutvustab ennast ka ära ja siis me hakkame peale. Tere ka minu poolt, Sirje Rekkor, siis olen igapäevatöös Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudi lektor, koolitan kutseõpetajaid, aga olnud 1,5 aastakümmet kutseõpetaja ja 6 aastat koolijuht, nüüd siis kõrghariduses tegelemas. Ja kutsesüsteemis olen kutsekomisjoni liige, olnud kutsestandardite ettevalmistamisel kutseõpetajatele tegev ja olnud ka viimased 3 aastat õpetajate hindamise komisjoni, kompetentsuse hindamise komisjoni esimees. Ja me oleme võtnud siis selle teema selle vaatajalt, et ära veel mine edasi, sest ma tahan siin seda luupi natuke rääkida, et kui siin ennem oli nagu juttu sellest, et kuidas siis see õpetaja ennast tunneb ja kuidas ta siis tagasisidet saab ja siis me kuulasime, et milliseid täienduskoolituskursuseid on võimalik võtta, siis ega kus me seda siis ennem teame, mida meil vaja on, kui me ei süüvi sellesse ja ei võta luubi alla iseenda. Ehk siis täna see aeg, mis meil siin on juttu väga palju sellest, et kes see õpetaja on iseenda silmis, kuidas ta selle selja sirgu saab ja silma särama lööb, kas see sõltub välis või siis sisemistest teguritest. Ja sellepärast me otsustasime, et me kutseandjatena võtame need õpetaja kutsed ühiselt luubi alla, sellepärast et ega tegelikult see koht, kus õpetaja on ta siis üldhariduskool, lasteaed, on see siis kutsekool, et see niivõrd tegelikult ei määra ära seda, millisel moel õpetaja peab käituma, et need kompetentsid on küll kutsestandardites erinevad, aga samal ajal on seal väga palju ühtset. Ja eesmärk on meil ju kõigil üks. Me töötame selleks, et toetada õppija õppimist. Ja lühidalt siis, mis meil plaanis on? Plaanis on siis vastata ära nendele küsimustele, et mis ja millal, kes ja kuidas, mida siis üldse tegema peaks, mis asi see kutse selline on, defineerida teile, need, kes teavad, võivad saada kinnitust. Jah, nii see just täpselt oligi, nagu ma aru sain. Need, kes ei tea, vot siis kõrvad kikki, nii nagu siin eelnevalt öeldi. Aga tänasesse päeva mahub see sellepärast, et me võiksime küsida endalt, et miks üldse kasvada? Et miks me peaksime, kellele see kasu annab või toob, kas mulle kui õpetajale, kas sellest võib kasu saada ka kool, kas sellest võiks äkki saada kasu ka kogu ühiskond ja ennekõike võib-olla õpilane, kelle nimel me seal koolis ju tegelikult tööd teeme. Räägime natuke ka sellest, et siis kuidas kasvada, mis selleks vaja on ja anname siis konkreetsed soovitused, mida meie oleme märganud, kui me vaatame õpetajate kutsetaotlusi ja mis tagasisidet on siis hindajad ja kutsekomisjon saanud. Et see on meie tänane plaan. Ja alustaksimegi sellest, et püüaksime lahti mõtestada siis kutse. Kutse on eesti keeles mitmetähenduslik sõna, aga selles mõttes, nagu me täna räägime, on see siis midagi sellist, mille õpetaja saab, või üldse inimene saab, tänasel juhul me räägime õpetajast, fokusseerume õpetajale, on see hindamise tulemus, mis saadakse siis, kui kutseandja või seadus ütleb kutset andev organ, otsustab, et sellel inimesel on oma kutsealal tegutsemiseks vajalik kompetentsus olemas. Et see on kutsestandardi määratlus. Ja kompetentsuseks määratleb siis täna kutseseadus need teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud meil oma kutsealal edukaks toimimiseks. Ja täna siis hinnatakse meil kutseõpetaja kompetentsust kutsestandardite põhjal ja hindamiskriteeriumite alusel. Ja ehk siis see kõik on siia selleks toodud, et ei arvaks, et see on nagu mingi selline asi, et tuleme kokku vaatama, et kuidas on siis, on hea tuju või ei ole hea tuju, on siis kutse või ei ole kutse, et see on ikkagi kõik millegi alusel ja need kutsestandardid ei ole samamoodi ise tekkinud kusagil kellelegi meelepäraselt, et see on selline suur ühiskondlik kokkulepe tegelikult olnud erinevad osapooled, kes on seal siis nõujõuga abiks olnud nii nende väljatöötamisel ja kutsestandard peaks täna siis
tegelikult ütlema seda, millised on ühiskonna ootused täna 21. sajandil õpetajale. Ja tahame ka siinkohal rõhutada seda, et kutse andmise protsessis osalevad erinevad asjaosalised, ehk et õpetaja kutse taotlejana puutub kõige lähemalt kokku muidugi hindamiskomisjoniga, kui selle joonise alumiselt poolelt alustada. Aga hindamiskomisjonid kutsutakse ellu kutsekomisjonide poolt, kus on siis kaasatud erinevate osapoolte esindajad, nagu siin näha on nii tööandjaid kui valdkonnaspetsialiste kui ka koolitajaid, ja need omakorda töötavad kutseandja juures. Nii et neid osapooli on selle kutse andmise protsessis päris mitu. Ehk siis, hästi sekund korra veel tagasi, on nii palju võib öelda, et inimene, kes taotleb, kohtub küll hindamiskomisjoniga, aga ta ei pea siis nagu muretsema, et kutsekomisjon jälgib hindamiskomisjoni, kutset andev organ jälgib kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni ja kutsenõukogu jälgib kõiki neid, nii et põhimõtteliselt selle mõte ongi selles, et hoida silma peal, et mis toimub ja et keegi ei saaks siis nii-öelda omavolitsema hakata ja tegelikult oleks see kõik selline sihipärane tegevus. Et hindamine oleks õiglane ja erapooletu. Kui nüüd tulla selle juurde, kuidas täna on seis kutseõpetajate kutsega, siis täna me anname kutseõpetajatele kutseid 3 kvalifikatsiooniraamistiku tasemel, 5., 6. ja 7. tasemel ja toimub see juba alates 2012. aastast. Alustasime kutse andmisega neile üliõpilastele, kes lõpetasid Tallinna Ülikooli bakalaureuse magistri tasemeõppe ja 2013. aastast siis anname ka kutset praktiseerivatele või töötavatele õpetajatele. Ja kutseandjaks on kutseõpetajate puhul Tallinna Ülikool. Numbrid on ka toodud nüüd nende aastate jooksul siis kokku ligi 160 õpetajat, kutseõpetajad on taotlusprotsessis osalenud ja kutse saanud ja ma pean ütlema, et töömaailma kutsete puhul on väga rõõmustav see, et kõik need inimesed, kes on protsessi tulnud, on ka selle positiivselt läbinud. Ja kooli lõpudokumendil ehk meie tasemeõppe õppekavade lõpetanutele oleme siis kandnud kutseid 100 inimesele. Ja nagu näete, siis kõige rohkem on taodeldud 6. taseme kutset, ehk see on nüüd erisus ka õpetajakutsest, et meil on ka 5. tase, mis on mõeldud nendele kutseõppesse sisenejatele, kes tulevad töömaailmast, kellel ei ole kõrgharidust ja kellel ei ole ka pedagoogilist ettevalmistust. Nii et selline inimene saab ka taodelda kutseõpetaja kutset. Et õpetajate puhul on siis tasemed natuke teistsugused, numbrid natuke teistsugused, kohe räägin ära, et 6. ja 8. tase siis õpetaja ja meisterõpetaja tasemed alustati nendega siis 2013. aasta sügisest või need tegelikult said siis erisuse sellepärast, et seal olid kutse andmise korras, olid lihtsalt kutsenõukogu vajas sinna muudatusi ja sellepärast ühed on siis 2013 sügis, teised 2014 kevad. Ja meil on väga hea meel selle üle, et tegelikult õpetajatele kutset annab õpetajate kutseliit. Et sellel nüüd võivad olla mõned mureküsimused, me räägime nendest ka natukene, aga et selle pluss, väga suur pluss on see, et kui me ennem rääkisime sellest tagasisidest ja õpetajate enesehinnangust, siis mida meie näeme on see, et õpetaja tihtipeale ei oska oma enda töös välja tuua neid positiivseid asju, aga kui ta oma eneseanalüüsi teeb ära ja saab tagasisidet kolleegidelt, teistelt õpetajatelt, siis see peaks andma temalegi seda enesekindlust või siis vajadusel ka neid muutumiskohti, muutmisvajadusi välja tooma, et meil ei ole päris nii, et kõik õpetajad, kes on taotlenud kutset, on ka selle kutse saanud, et ei ole. Just sellel põhjusel, millest me kohe hakkame rääkima, et mis need murekohad on, et sealt, kus need soovitused välja tulevad, et need on täiesti olemas. Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool täpselt samamoodi, et õpetaja erialade lõpetajatele alates siis 2016. aastast tegelikult annab samamoodi õpetaja kutse, see on siis õpetaja tase 7 üldjuhul ja kui te nüüd mõtlete, et kus see vahe siis sisse tuleb, et üldjuhul on selle eelduseks olnud akadeemiline kraad,
aga nüüd Haridus- ja Kutsenõukogu on alles just eelmisel nädalal teinud muudatusi, nii et hariduslik ettevalmistus ei ole selles mõttes ka, et kompetentse tõendatakse, et see on täiesti uus mõttemaailm, et õpetaja kutsesüsteem tegelikult lähtub sellest, et sa tõendad oma olemasolevaid kompetentse ja vastavalt sellele saab siis õpetaja, kes ta ei pea olema töötanud mingi teatud arv aastaid selleks, et alles taotleda vanemõpetaja või meisterõpetaja taset. Ja võib-olla siin see pilt annab siis ära selle selgituse, et mis asi see Eesti kvalifikatsiooniraamistik üldse on. Natukene udune ta siin nüüd on, et Kutsekoja lehelt on võimalik teda natuke selgemalt ka vaadata, aga et mõte on siis selles, et 8 erinevat taset on üldse erinevatel ametitel ja õpetaja kutsed alustavad siis või algavad 6. tasemest. Need on need kõrghariduse kvalifikatsioonid ja tegelikult see on äärmiselt oluline õpetajale enesetunde küsimuse koht, sellepärast et õpetajat juba nii-öelda kvalifikatsiooniraamistiku mõistes käsitletakse ikkagi ennekõike kui spetsialisti või siis juhti või tippspetsialisti. Ja küsimus nüüd on see, et kas õpetajana me tunnetame seda, tajume seda, käitume vastavalt sellele, tunnetame, et need on need kompetentsid, mis meil on, et kas me oleme ainult see juht seal klassiruumis või ka enamat. Ehk siis tegelikult see kutsesüsteem võiks õpetaja enesetundele, enesehinnangule väga palju kaasa anda. Me kohe räägime, et kuidas me saame sinna kõik panustada, et see tegelikult siis ka nii juhtuks. Ja küsimusele, miks peaks õpetajal üldse kutse olema või mis kasu sellest teised saavad, siis see esimene inimkapitali väärtustamine ei käi ainult õpetaja kohta. Me peame äärmiselt vajalikuks seda, et me ka iga õpilast väärtustame ja et õpetaja toetaks iga õppija arengut. Samamoodi iga koolijuht väärtustaks enda meeskonna igat liiget. Ja see inimkapitali väärtustamine ei ole võib-olla selline väga populaarne teema justkui, aga ta peab saama üha populaarsemaks, kui me tahame ise enesekindlamalt olla rahul oma enda tööga, olla rahul enda kooliga, enda haridusega. Ja arengu toetamisel võiks siis õpetajal kutse olla juba abiks ennekõike selle näol, et õpetaja ja koolijuht loevad läbi selle ja nad teavad, mida siis ühiskonnas täna 21. sajandil õpetajalt oodatakse. See on juba ennekõike juba sellisele sisemisele arengule aitab kaasa, aga samal ajal võiks see toetada ka tegelikult kooli kultuuri arengut ja sellest me räägime ka nendes soovituste osas, et kuidas seda siis paremini saaks arvestada ja kasutada. See, kui õpetaja tunneb ennast väärika tippspetsialistina, väärika spetsialistina, see, et ta tunneb, et ta on konkurentsivõimeline mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, võiks olla see, mis nüüd, kui seni aastakümnete jooksul ei ole õpetajal tulnud siis läbi selle eneseanalüüsi, õpetaja võiks näha, jah, ma teen juba neid asju päris hästi ja tublisti, jah, ma oskan, jah, see on vajalik, jah, see on väärtuslik ja see tagasiside, mis ta saab siis ka veel kolleegilt hindamise käigus, on see, mis tegelikult tõstab õpetaja enesetunnet, tõstab selle läbi ka õpetaja mainet. Ja koolikultuuri loomine ei ole selline asi, mis meil kõikides koolides iseenesest või lasteaedades iseenesest toimuks. Et sellega tuleb tööd teha. Et see on ka teatud kultuur loomulikult, kui tööd ei tehta üldse mitte koolis selle nimel, et ei ole ei arengukava ega keegi ei tegele enese mõtestamise ja väärtustamisega. See on ka teatud sorti kultuur, aga ma arvan, et see ei ole see kultuur, mille üle meie väga uhked tahaksime olla ja mida me tahaksime edendada ja arendada. Ja olgem ausad, kuna kutsestandard ootab õpetajalt koostööd, siis kui ma pean tooma ära oma enda portfooliosse, mis ma kokku panen, koostöönäiteid kolleegidega, koostöönäiteid juhtkonna või siis lastevanemate või õpilaste vahel, siis kui mul seda ei ole, siis see paneb mind tegema seda. Järelikult võiks kutsesüsteem aidata õpetajaid tegema midagi sellist, mis tegelikult tänane ühiskond ootab, vajab ja mida õpetaja väga nagu ei julge hästi teha. Õpetaja on kindlasti palju enamat kui ainetunni andja. Seda ei pea kartma, mis kutsestandardis kirjas on. Sellepärast, et punase pastakaga sealt väga palju maha tõmmata ei anna. Seal on lihtsalt väga palju kirjas, sest õpetaja teebki väga palju. Ja see ehmatab esmapilgul ära. Sellepärast ma julgustan kõiki, kes kutsestandardit veel ei ole lugenud, aga hakkavad lugema, manustage ettevaatlikult ja väikeste doosidega. Ehk siis see tekst võib esimesel hetkel ära ehmatada, sellepärast, et see koondab. Et 25 minuti kaupa on ju. Aga see, kuidas me tegelikult koolis nüüd hindame
aega, raha, inimesi, kuidas me neid kasutame ja siis jälle omakorda, kuidas õpetaja omaenda aega, raha ja iseennast hindab, väärtustab, kasutab, planeerib, et see on, ma arvan, ma näen siin küll väga palju arenguruumi kõikidel, ka nendel, kes tublisti jooksevad ja teevad ja nendel, kes arvavad, et neil areneda nagu ei ole kuskil, et kõigil on kuhugile areneda. Ja kui me räägime sellest haridusparadigma muutusest ja otsime seda kaduma läinud spunki kusagilt, siis võib-olla see ongi see, mida me tegelikult vajame, et õpetaja väärtustaks iseennast, teadvustaks enda tegevust, süstematiseeriks selle ja oskaks ka põhjendada teistele, miks ta midagi teeb, milliseid valikuid ja mille pärast. Kui teil jäi veel kahtlusi selles osas, miks seda vaja võiks olla, siis pärast ootame küsimusi ja kommentaare. Aga edasi läheme sellega, kuidas täna kutset taodeldakse ja siin on kutseõpetaja ja õpetaja kutsete puhul teatud sarnasusi ja teatud erisusi. Et praegu on siis lugu nii, et nii õpetajad kui ka kutseõpetajad esitavad selleks, et protsessi siseneda, muidugi nad avaldavad soovi, aga nad esitavad ka oma arengumapi või siis õpetajate puhul olete te nimetanud seda e-portfoolioks, kutseõpetaja puhul me nimetame seda digitaalseks arengumapiks ja sinna siis kogutakse tõendused selle kohta, milline on õpetaja kompetentsus. Ja nii õpetajatel kui kutseõpetajatel on protsess kaheetapiline, aga siin tuleb sisse üks oluline erisus. Ja mõlema kutse puhul hinnatakse esimeses etapis portfoolio või arengumapi põhjal. Ja õpetajate puhul on ka teine etapp kõikidele taotlejatele nii-öelda kohustuslik läbida. Kutseõpetajate puhul on asi natukene teisiti. Meie nimelt arengumapi läbitöötamise järel hindajad vaatavad, kas arengumapis on taotleja tõendanud kõik kohustuslikud kompetentsid. Neid on 6 kutseõpetajal. Ja kui nad leiavad, et kõik kompetentsid on tõendust leidnud, siis on protsess sellega taotleja jaoks lõppenud. Kui hindajad leiavad, et mõne kompetentsi kohta ei ole piisavalt tõendusi, siis koostatakse kutseõpetajatele üksikasjalik tagasiside selles osas, mida tal oleks veel vaja tõendada ja antakse talle 6 aega lisatõendusi koguda. Ja need õpetajad, kes siis koguvad lisatõendusi, tulevad siis, me nimetame seda intervjuuks, tulevad siis intervjuule hindajatega ja esitavad oma täiendavad tõendused. Nii et see on nagu erisus väike. Ja muidugi hindamiskomisjonid pannakse kokku pädevatest hindajatest, kellel on nii hindamisalased kompetentsid, loomulikult kutsealased kompetentsid ja muidugi ka kutsesüsteemialased kompetentsid, et kõik need väljad oleksid kaetud. Ja see tagabki selle, et see tagasiside, mida õpetaja saab oma arengumapile, on toetav ja edasiviiv. Võib-olla ainult ühe asja siis samal ütlen, kui sa slaidi vahetad, et see portfoolio ei ole mingi selline asi, mida peab kellelegi kuhugile kaugele sinna komisjoni tegema. Et seda võiks käsitleda kui õpetaja enda korrastatud tööriiulit, kuhu ta kogub kokku enda materjalid, kuhu ta kogub kokku enda töölehed, kuhu ta kogub kokku enese analüüsi, võib-olla ka arenguvajaduse, täienduskoolituse plaanid ja nii edasi. Nii et see on selline töövahend, mis võiks õpetajal olla. Ja siin selle soovituste lehel te saate pärast nagu põhjalikumalt lugeda, aga me oleme koondanud kokku põhimõtteliselt 3 valdkonna teemad. Rääkisime sellest väga pikalt Margitiga, kui me seda esitlust ette valmistasime ja me tõime lauda kõik, mis siis nagu nii kutseõpetajate hindamisel kui ka õpetajate hindamisel on nii-öelda tulnud meie kogemuste põhjal lauale ja siis me leidsime teatud sarnasusi ja tekkisid nagu sellised
väikesed grupikesed nendest ettepanekutest, mis olid siis seotud peamiselt 3 asjaga, nagu Margit juba hakkas rääkima, et asjad, mis on seotud või probleemikesed või arenguvõimalused või vajadused, mis on seotud õpetajate eneseanalüüsi oskuste arendamisega, need asjad, mis on seotud digipädevuste arendusega ja organisatsioonikultuuri arendusega ja peale selle siis jäid veel mõned asjad lauale, mida me siis ka välja toome täna. Töökorralduslikeks, aga see eneseanalüüsi teema on üks võib-olla väga popp teema selles mõttes, et see on väga vajalik teema. Võib-olla ta ei ole veel nii popiks saanud, nagu ta peaks saama, et kui me iseenda oma tööle ei oska eneseanalüüsi teha, siis kuidas me saame toetada neid õppijaid, kes tegelikult, keda me igapäevaselt klassiruumis kohtame ja kelle tööd me tegelikult proovime ju suunata nii, et nemad oleksid ennast juhtivad õppijad. Järelikult peab õpetaja ise ka olema ennast juhtiv. See tähendab seda, et me mitte lihtsalt ei loetle neid asju, mida me teinud juba oleme ja me lihtsalt ei nimeta neid, vaid me hakkamegi nägema seoseid, me hakkamegi aru saama, miks me midagi oleme teinud, me lepime sellega, et mõni asi toobki kaasa mitte soovitud tulemuse ja me näeme, kuidas me järgmine kord saaksime seda parandada. See on normaalne eneseanalüüsi osa. Et see ei ole selline, kuigi portfoolio on loomulikult parimate näidete ja selliste heade praktikate väljatoomine, et sinna ei pane me ju kõike sisse, absoluutselt kõiki oma töölehti või absoluutselt kõiki oma tunde meie analüüsi seal, aga võib-olla sellised parimad näited, siis vigadest õppimine on ka äärmiselt suur oluline asi ja sellepärast me julgustame ka, et inimene, kes analüüsida oskab, siis oskab ka sealt nendest vigadest välja tuua neid kohti, mis olid temale õppimise kohad. Ja siin olijatel on kindlasti eneseanalüüsi oskusega kõik väga hästi, aga lihtsalt hindajana need viimaste aastate kogemused on minule küll näidanud, et kutseõpetajate poole pealt, ma ei oska õpetajate poole pealt öelda, et kutseõpetajatel on kindlasti siin veel arenguruumi. Ja kuna me teame, et meil on saalis täna ka palju koolijuhte, siis me oleme nagu suunanud osa oma ettepanekuid nagu eelkõige koolijuhtidele ja osa õpetajatele ja enesehindamise osas on ka natukene erisusi, nimelt kutsehariduses on seatud nõue kutseõppeasutuse seadusega, et kutseõpetaja on kohustatud tegema igal aastal eneseanalüüsi ja et koolijuht on kohustatud hindama kutseõpetaja kompetentsust. Nii et kutsehariduse poolt vaadatuna on see üsna selline must asi. Ja samas on, et kui te õpetajatena loete siis koolijuhtide osa ja koolijuhid õpetajate osa, et siis võib-olla avaneb ka see, et miks see üldse võiks vajalik olla või äkki mõni koolijuht loeb ja vaatab, et näete, kui vahva, et me oma koolis hakkame seda arenguvestlustel rakendama, et siis õpetaja ei oleks üllatunud. Ja teine asi, miks ka seda kutset tegelikult või peaks kursis sellega olema, siis täna mõlemad ülikoolid, ma eeldan juba oma praktika juhendamisel kasutavad seda oma praktika hindamisel. Et äärmiselt piinlik on ju see moment, kui üliõpilane tuleb teile klassi ja siis küsib, et seal kutsestandardis see kompetents, et kuidas sellega, ja õpetaja ütleb, et mis, kus ja ei teagi. Ehk siis see on ka õpetaja, ütleme siis, seaduslik kohus olla kursis haridusuuendustega ja toetada õppija arengut, et see on lausa paragrafina kirjas, nii et ei pea midagi tundma, et see oleks midagi nüüd sellist hirmsat ja uut, vaid et see ongi täitsa selline tõsine ja reaalne asi. Teine rida ettepanekuid tekkis meil või soovitusi tekkis meil seoses digipädevuste arenguga. Mul on küll viimased andmed täna värsked sellest, et see HITSA hindamismudel, mis siin on mainitud, et see ei ole veel päris valmis, aga ometigi on see kättesaadav ja ma tõin selle näitena siia, et seda võib kasutada kindlasti, sest mõlemas kutsestandardis on toodud see, et õpetaja digipädevused peavad vastama iste nõuetele ehk selle rahvusvahelise digipädevuste nõuetele. Ja jällegi ka õpilastel on oma digipädevuste nõuded ja kuidas me õpetajatena suudame selles muutuvas maailmas toetada õppijate digipädevuse arengut, mis on ju läbiv kompetents ka õppijatel, eks ole, või läbi pädevus, kui me ennast ei arenda igal sammul ja loomulikult koolijuhtide poolt, kui me ei toeta õpetajate pidevat arengut. Nii et soovitus on ka siin
võtta ja püüda ennast hinnata vastu seda ISTE mudelit, ehk siis antud juhul HITSA poolt välja töötatud tööriista, mis küll läheb veel parendamisele, nagu ma juba mainisin. Ja jällegi, kogemus on näidanud, et kui meie eeldame, et õpetaja esitab digitaalse arengumapi, siis täna ei ole enam see, kui me esitame PDF-failina. Täna me eeldame, et digitaalne arengumapp on ikka kas mõne blogivahendiga, mõne kodulehevahendiga või mõne muu sellise tööriistaga tehtud mapp, mida õpetaja on eelneva perioodi jooksul arendanud oma töö käigus ja selle lihtsalt esitab sellel hetkel, kui ta soovib nagu kutse andmise või kutse taotlemise protsessi siseneda. Ja siin, lähmegi edasi sellepärast, et aeg meid surub natukene, aga kooli töökorralduse mõttes, et kuidas siis sellest kasu on, et kui sina õpetajana nüüd jääd ootama seda, et koolijuht hakkab midagi korraldama, aga ei sattu olema selline koolijuht, kes siis nüüd midagi väga sulle korraldab seal teistmoodi, et siis kindlasti saad sina olla see õpetaja, kes läheb ise külastab kolleegi tundi, kutsub ise kolleegi enda tundi ja palub tagasisidet täiesti aktiivselt ja ise nagu mõtleb selle oma arenemise peale ja võtab neid väljakutseid ka vastu, mida esitatakse, et ta ka nii-öelda surub ennast sealt mugavustsoonist välja. Et kui me teeme seda igapäevaselt õpilastega, et nad, mis ei oska, ikka oskad, saad ju hakkama, et kõik on selle ära teinud, sina ka teed ära, et täpselt samamoodi võiks ju õpetaja endale öelda, et mis ei oska, ikka oskan, et te samastute õpilasega ja õpite koos midagi, et see annab täiesti uue lisandväärtuse. Lähete klassi ja ütlete õpilasele, et ma ka täna õpin midagi uut, et ma õpin seda digiportfooliot koostama, või seda e-portfooliot või digimappi, et see on kindlasti selline põnev õppimise koht. Ja koolijuhtidele ka kindlasti, et see võimalus toetada, ette valmistada, küsida, mõelda oma meeskonna liikmete arenguvajaduste peale ja samamoodi siis ka kaardistada need, et me oleme meeskonnana, kõigil ei saa kõiki olla, et selle eelmise kohta ma tahtsin just öelda, et kõik ei pea olema ülidigipädevad seal 5. tasemel ja tegema kõigest kõike, vaid kui meil koolis on mõned inimesed, kes seda oskavad ja teistel on mingi tase, mida nad kõik peavad siis valdama, siis me juba saame hakkama, et siis me saame, tark koolijuht oskab seda siis ära kasutada ja meeskonna toimima panna nii, et kõik on õnnelikud. Jah, ja me oleme veel andnud koolijuhtidele kindlasti selle soovituse innustada õpetajaid sellesse protsessi sisenema, sest see protsessi läbimine, see toetab kindlasti õpetaja kasvamist. Ma arvan, et selles ei ole kellelgi kahtlust. Nii nendel, kes saavad kutse, kui ka nendel, kes ei saa. Nii et tegelikult selles mõttes meil on väga positiivseid näiteid ka neid, kes esmakorraga ei saa, aga võtavad selle pool aastat, et täiendada, võtavad selle aasta ja õpivad enda jaoks midagi sellist, mida nad arvasid, et nad on 20 aastaga juba nagu omandanud. Ehk siis, et ei teki seda mugavustsooni, kuhu me siis vajume. Aga me lükkame siit ennast täiesti kiirelt edasi sellega, et kui teil nüüd tekkis huvi, siis on erinevad küsimused sealt, et kust infot saada, kus võib-olla konkreetselt selle kutse andmise kohta infot taotleda ja õpetaja ja kutseõpetaja lahtritena siis erinevalt välja toodud need lingid ja arengumapi koostamist, seda e-portfoolio tegemist ei pea kartma. Et meiega täiesti saab, Õpetajate Liiduga saab täiesti ühendust võtta ka ja väike rühm on ju arvutiklassis õpetajaid kokku võtta, täiesti tehtav asi, et... Ja muidugi soovitame väga HITSA tulevikuõpetaja koolitusprogrammi esimest moodulit, mida igaüks saab iseseisvalt läbida ja kus tõesti saab väga palju nõu ja abi digitaalse arengumapi koostamiseks. Aga enne kõike just see, et kui te nüüd lähete ja mõtlete, et teil on iseendale, kolleegile, õpetajatele, koolijuhile kõik vastused olemas, et miks sa tahad ise kutset taotleda, siis ma julgelt ütlen, et see võib olla väga erinev põhjus, miks keegi tahab kutset taotleda. Ehk siis, et neid põhjuseid ma pakun, et võib olla kuskil 25-30 ringis, miks keegi võiks kutset taotleda. See motivaator, mis paneb teda, aga hea on enne seda taotlemist enda jaoks selgeks teha, miks mina tahan seda kutset endale. Siis hakkab asi käima. Kas siin on saalis kutsega õpetajaid? Miks te tahtsite taodelda? Võib-olla ütlete. Mikrofon on meil. Äkki saab... No hüüavad, siis me kordame. Jah, tõstke käsi, kes tahab öelda, miks te taotlesite kutset? Aitäh.
See oli sisemise arengu protsess ja tegelikult tulid välja selle aja jooksul väga huvitavad nüansid, mida ma enda kohta ei teadnud varem. Ja tegelikult see tegigi sellise riiuli mulle endale ka, kus ma igal hetkel oskan mingisuguse nüansi välja võtta, kas või õpetamise metoodika puhul. Ja ma näen tegelikult see oli lihtsalt huvitav. Aitäh. Ma näen seal üleval reas ühte kutseõpetajat, kes on taotlemise protsessis. Ütle palun, miks sa taotled kutset? No ma arvan, et kogu see kursus, mida ma kogu see kursus, mida ma seal läbisin, see tegi mind ikkagi kõvasti targemaks, et ma nüüd tean, võib-olla kui mul ei olnudki enne, kuna ma töötan ju nüüd kutseõpetajana, ma polnud ennem õpetaja kunagi olnud, siis ma arvan, et see ongi mulle vajalik, sest ma sain seal targemaks seal kursusel, kogu selle mopi kokku panemisel. Selgituseks tegemist oli kutseaasta raames korraldatava kutseõpetaja kohanemise aasta kursusega, millelt siis järgmine samm oli siis minna kutsetaotlemise protsessi. Ja ma ei tea nüüd, mis nüüd edasi see. Minu tulevik on tume. Aga see on hästi hea, et siit tuli välja see, et see avastus, et kes tahab avastusretkele minna, hakake oma portfooliot kokku panema. See võiks olla nagu, et kes ei taha avastusretkele minna, keegi ei sunni teid hetkel veel. Täiesti selline vabatahtlik, kuniks võib-olla siis koolijuht kutsub sind koos endaga avastusretkele. Aga meie omalt poolt täname ja julgustame teid siis avastama kõigepealt infot, siis juurde küsima ja siis avastama ise ennast. Nii et aitäh! Suur tänu! Et ära mine veel, äkki tuleb mõne küsi. Suur aitäh siis Sirjele ja Margitile, et meil õnneks on 1 minut, et ma korra küsiks selle ühe küsimuse, mis siit chat-alalt tuli, see tuli veel, aga õnneks keegi juba ka vastas, aga siin on selline küsimus, et kas 35 aastat õpetajana töötav õpetaja pole väärt õpetaja kutset enne, kui on paberid hindamiskomisjonile esitanud? Väga hea küsimus. Mina arvan seda, et kui me kõike niimoodi sätestame, et kas ta nüüd ei ole väärt, et õpetaja on kindlasti väärt täpselt seda nii palju, kui ta tunneb, et ta väärt on. Küsimus on lihtsalt selles, et komisjon ei saa talle seda kutset anda, kutsetunnistust anda ja sellepärast ongi hetkel praegu kutse taotlemine ju vabatahtlik ja me oleme arvestanud sellega, et meil on koolides väga palju neid, kes on võib-olla lausa 40 aastat töötanud või veelgi rohkem, kes vääriksid seda kutset, aga hetkel praegu me ei saa lihtsalt öelda, et kõigile staaži järgi, et kõik need, kes on sellest aastast alates koolis tööd olnud, et nendele me anname selle kutse ja teistele mitte, sellepärast et te teate kindlasti, te olete ju näinud oma õpilaste ja oma kolleegide pealt, et mõnel lihtsalt tuleb paremini välja ja mõni toimetab ise aktiivsemalt ka enesetäiendusega. Ma lisan veel enesetäiendusega. seda, et kuna meil on kompetentsipõhine hindamine, siis siin aeg ei loe. Siin loeb see, kas meil on need kompetentsid olemas. See loeb. Mis tekitab minust tegelikult hoopis ikkagi jätkuvalt küsimuse, et nüüd meil on aastaõpetaja gala tulemas, et minu arust peaks nüüd aastaõpetaja saanud inimene saama ka kaasa kutsetunnistuse või tõesti peab ta hakkama nüüd eraldi, lisaks võiks seal muidugi olla juures eneseanalüüs. Ma võiks teiselt poolt vastu öelda, et minu meelest võiks aastaõpetaja gala põhineda õpetaja kompetentsidel, ehk siis õpetaja, kellel on need kompetentsid, võiks saada aastaõpetajaks, ehk siis kui õpetaja gala, aastaõpetaja gala oleks üles ehitatud samadele kriteeriumitel, poleks mingit probleemi, anda samal ajal ka kutse, aga need on 2 erinevat asja, et me nii nagu kehalise kasvatuse võimekas või kehalises kasvatuses võimekas noor, kes jookseb väga hästi 5000 meetrit, ei saa selle eest ju muu hulgas ka tööõpetusse, muusikasse või eesti keelde viite. Et need on selles mõttes natukene erinevad asjad, lihtsalt sellepärast. Need ei ole mitte see ei ole see, et üks on parem, üks on halvem, need on lihtsalt erinevad asjad. Ja samas koorijuht, või muusikaõpetaja, kes viib tõesti kõrgel tasemel oma koore või kõikvõimalikele võistlustele sellele, et ta nagu peaks ekstra uneajast siis võtma selle aja, et blogida iseenda tegevust. Kallikesed, ma tahakski selle ühe asja öelda ära, et mis on väga hea see on väga hea, see alati tulebki välja, et see ongi õpetajatele, sellepärast ma ütlengi, et iseendale tuleb selgeks teha, miks, midagi ei pea tegema uneajast. Õpetaja, kes on tark ja nutikas, võib öelda koolijuhile, mina võtan endale selle aasta täienduskoolituse aastana ja ma teen iga nädal tund või poolteist ja ta planeerib oma tööd 25 minutit iga päev,
super, see näitab seda, kas õpetaja käib ajaga nagu oma aja planeerimisest üle või mitte. Et ei pea tegema öötundidest, et see ei ole ennastjuhtiv, ärge oma tervist tuksi pange selle, et te portfooliot tegema hakkate. Aitäh!